Tere! Mina olen Anni ja mina kompostin oma aias juba päris mitu aastat. Ja põhjus, miks ma kompostin, on tegelikult väga lihtne. Ma ei soovi visata oma toidujäätmeid olmeprügisse, vaid pigem ma näen, et kõik, mis on loodusest võetud, võiks sinna minna tagasi ja toimiks loomulik looduse ainering. Ja kõige lihtsam viis selleks oma kodus ongi kompostida, koguda toidujäätmed, aiajäätmed kokku ja visata nad komposti. Ja mina kompostin sellises kolmefaasilises komposteris ja minu hinnangul on see kolmefaasiline komposter väga hea viis kompostida. Et esimesse kasti viskan ma sellise värske komposti, mis mul siis köögist ja aiast tuleb. Teises kastis on mul eelmise aasta kompost, mis laagerdub ja kolmandas kastis ma siis hoian seda komposti, mis on juba valminud ja ootab peenardesse asetamist. Ja kompostida võib praktiliselt kõike, mis sul köögis üle jääb. Peamiselt võiks komposterisse visata taimseid jäätmeid, aga ka näiteks paberit, pappi, munakarpe ja neid WC-paberi torusid. Mida ma ei soovita kompostida, on loomsed jäätmed ja võetused, välja arvatud nüüd munakoored. Ja samamoodi ei ole hea komposti panna väga rasvaseid asju, sest need ei kipu seal lagunema, kuna reeglina koduse komposteri temperatuur ei lähe meil lihtsalt nii kõrgeks. Ka aiajäätmeid võib südamerahus komposti panna. Mida ma ei soovita komposterisse panna, on umbrohud ja nende juured, sest nad kipuvad ka seal väga hästi idanema ja elama. Aga üldiselt jah, kompostimine on lihtne. Tuleb silmas pidada sellist ühte väga lihtsat reeglit, et toidujääde, mida me siis nimetame selliseks roheliseks kihiks või märjaks kihiks, et seda peab olema 50% ja pruuni kihti, mis on siis kuivad lehed, saepuru, hein, põhk, seda võiks olla siis ka 50%. Ja niimoodi siis kihiti laduda sinna need toidujäätmed siis selle kuiva jäätmega. Aga jah, hakkame siis kompostima kõik koos.